hetkel kindlasti üks parimaid diagonaalründajaid Eestis siis, Eesti klubides. Aga Kristo Kollo löögi nüüd Alari Saar päästis ära, Topala uuesti Saar kaitses. Nüüd siis Rikberg tõstab nurka ja Argo Meresaar kolmese plokiga seal hädas. Jällegi Saar, Nõlvak, Maissel tõste selja taga, aga kuidagi õnnega pooleks see pall sinna Tartu poole peal läks. Nüüd on pikk pallivahetus, Saar ja vilistajate siis Alari Saarele. Hoitud pall, tuleb siis Kristalt hüppelt palling, Krasnevskil enam-vähem käes, Nõlvak nüüd tõste madal Rätsepale ja Rätsepa hani kukkus maha, sest Rait Rikberg sinna alla jõudnud ja jällegi selline kaval serv ja teeb palju pahandust sellise serviga Krasnevski, et see eestsoon on tühi servi vastuvõtul ja Pärtel hästi käes, Nõlvak, Rätsep, aga nüüd siis Rätsep lõi ühesesse Kevin Soo plokki. Pärtel raskustes natukene, nüüd Nõlvak ilus tõste nurka ja Krasnevski anitab, see maha ei jää. Nüüd on siis kontrapall, Taavi Nõmmistu, ei jää see pall maha, Nõlvak, Krasnevskil tõste selja taga, ei jää see pall maha, nüüd Robert Täht lajatab sealt kolmandat korruselt seisuks 10-4. Peaks olema Krasnevski, kes tegi serviga väga palju pahandust eelmistes geimides. Nüüd on Tartul hästi käes, Tähel kolmene ees, Alari Saar nüüd kaitses. Oi nüüd Rätsep tõstis, aga seal oli, milline plokk oli ees, täitsa Eiffeli torn. Toeks Tartule, Rikberg, Topalov ja arvata oli, et temposse läheb, sest temporünnak on toitnud täna Tartul ja 24-22 peale Kevin Soo ilusat temporünnakut. Ja 24-22 on siis Tartu meeskond jõudnud esimese siis pallimas Taavi Nõmmistu. Rätsep, vabandust, Pärtel oli see jah, Nõlvak tõstab nüüd, Rätsep, ei jäänud see ani maha, Nõlvak, ilus kiire tõste ja nüüd vasaku käega vist Maissel juba lööb, et lõi vasaku käega selle palli punktiks. Ja pallimas siis Robert Viiber, nüüd on Pärtel vastuvõtuga raskustes, Nõlvak, Krasnevski ilmselt oli see, kes seal oli kolmesega raskustes, uuesti Krasnevski ja nüüd ilusasti pikki piiri lõi selle palli kolmese ploki kõrvalt, et väga ilus rünnak jällegi Kirill Krasnevskilt. Ja seis on 5-5. Meeskond juhtimas. Nüüd on siis natukene raskustes vastuvõtuga TTÜ ja seal on siis Maissellil Robert Viiber ilmselt üksinda ees, jah. Tundub, et Robert Viiber oli üksinda Maissellil ees ja see oli superblokk Robertilt, 21-15. Tartu meeskond juhtimas.